Jaak Madison, kas teie teeksite kõik need investeeringud kohe ja kui, siis mille arvelt? Ega eelarves on ju raha alati piiratud summa ja see on poliitiliste valikute koht, kuhu me investeerime ja kuhu me investeeri. Et kui ma tahaks nagu põrgatada kohe debatina vastu härra Kaljulaidile, kes ütleb, et kui julgeolekupilt muutub meie piirkonnas, siis vaataks üle ka eelarve. Probleem on ikkagi täna juba selles, et täna tehtavad hanked realiseeruvad 2–3 aasta jooksul. Ehk et täna riigid on järjekorras, hinnad on läinud tunduvalt üles võrreldes aasta 2021-2022 enne Ukraina sõja puhkemist praeguses faasis. Nii et see olukord võib muutuda väga-väga kiiresti meie piirkonnas ja ma arvan, et kui julgeolekupilt muutub hinnanguga, et 2–3 kuu pärast võib olla mingi potentsiaalne probleem, siis me võime vaadata eelarvet siit või sealt küljest liiga hilja on. Ehk et sellest pole väga palju abi meile. Teine asi, mida me oleme rõhutanud korduvalt, et ilmselgelt 7 aasta peale hajutada 1,6 miljardit eurot on loomulikult parem kui mitte midagi. Aga see tugineb eeldusel, et järgmise 7 aasta jooksul on meie piirkonnas rahulik. Ehk et asi ei eskaleeru meile negatiivses suunas. Ja kui me praegu vaatame seda summat, mida Kaitsevägi küsis ja siis lõpuks kuidagi saadakse selle 7 aasta peale, siis tegelikult oleks tunduvalt mõistlikum on olnud ikkagi riigikaitselaenu võtmine. Ehk et täna me räägime olukorrast, kus Euroopas käib suurim sõda peale teist maailmasõda. Me räägime olukorrast, kus hetkel on venelased hõivanud Ukrainas suurem ala, kui on Baltikum kokku. Ehk et me ei peaks nagu rahulikult siin tiksuma mõtlema, et äkki Venemaa majandus ikka ei olegi nii võimas. Meie kontekstis, isegi kui me arvutame 2 korda hullemaks tänase Venemaa ohu, on see ikkagi hull. Ehk et meil ei ole seda ajaressurssi lootuses, et äkki venelased istuvad rahulikult Kremlis ja vaatavad, teil 7 aastat on veel siin perspektiivi, et tehke hanked rahulikult ära, pange laod täismoona ja siis me vaatame, mis me tegema hakkame. Et me jookseme täna võiduajaga ja selleks peab tegema kiiremini need sammud ära, mitte tiksuma 7 aastat. Ja, Jaak Madison, kas on siis pikemat aega Eestis valesti hinnatud Vene ohtu? Ma saan aru, et siin oli mõeldud vist Kaitseväe juhatajaid. Tõe kriteerium on praktika ja ma usun, et võib-olla tavaline vaataja vaatab, et härra Kaljulaid räägib väga viisakalt, rahulikult ja hakkab isegi uskuma. Kuid kui me vaatame ikkagi nagu päris praktikat päriselus, siis detsember 2021 ei olnud absoluutselt kindel rahvusvaheliselt, et kas Venemaa astub selle sammu või ei astu. Mõne kuuga võib pilt väga kardinaalselt muutuda. Siin praegu kuidagi lohutamine või heietamine, et mõne kuuga siin ei muutu mitte midagi, on enda lohutamine, oma enda vigade kuidagi peitmine. Teine asi, kui me süüdistame opositsiooniparteisid, et nad kasutavad Kaitseväe juhataja selget kriitikat justkui poliitilise malakana. Kaitseväe pole kriitikat teinud. Siis, vabandust, te justkui eeldate, et teate, opositsioon, olge vait. Et me tahame rahulikult valitseda, nii nagu Jürgen Ligi suhtumine on, eks ole, et ma detailidesse ei lasku. Me siin teame ise, kuidas paremini asju teha, et need 3 aastat on raisku lastud. Selle asemel loomulikult peaminister tegeles Venemaa äridega läbi abikaasa, tegeles endale sooja kaha otsimisega Euroopa Komisjonis, hanked jäeti tegemata ja nüüd öelda, et me lõpuks teeme hanked ära, me räägime summadest. Täna tehtud otsus on tunduvalt kallim, kui see oleks olnud 3 aastat tagasi. Kui me räägime sisekaitsereservist, siis siseminister oli Mart Helme, kes hakkas seda üles ehitama. Aga mida tegite teie? Teie kriiskasite, karjusite. Ei, see ei sobi meile, see on mõttetu. 2019-2020 oleks saanud neid teha tunduvalt soodsamalt kiiremini ära need otsused, mida täna siis siseminister hakkab rääkima, kui endale rinda tagudes, et nüüd meie tugevdame meie välispiiri kaitset. Et liiga hilja, liiga vähe ja liiga kallilt. See on probleem, mida olete teie teinud.